Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänase jutluse aluseks paneme tähele Markuse evangeeliumi 2. peatüki 1.12 salmi. Ja kui Jeesus tuli mõni päev hiljem taas Kaapernauma, saadi kuulda, et ta on kodus. Ja paljud tulid kokku, nii et isegi ukse ees ei olnud enam ruumi. Ja Jeesus kõneles neile Jumala sõna. Ja 4 meest tulid tema juurde, kandes halvatut. Ja kui nad rahva hulga tõttu ei saanud teda tuua Jeesuse lähedale, võtsid nad katuse sealt kohalt lahti, kus ta oli, ja teinud augu, lasksid alla kanderaami, millel halvatu lamas. Ja nende usku nähes ütles Jeesus halvatule: poeg, sinu patud on sulle andeks antud. Aga seal olid mõned kirjatundjad istumas, kes mõtlesid oma südames: mida see räägib nõnda? Ta teotab Jumalat. Kes muu võib patte andeks anda kui Jumal üksi? Aga Jeesus tundis kohe oma vaimus ära, et nood nõnda mõtlevad iseeneses, ja ta ütles neile: miks te seda kõike arutate oma südames? Kumb on kergem? Kas öelda halvatule: sinu patud on andeks antud, või öelda talle: tõuse püsti, võta oma kanderaam ja kõnni? Aga et te teaksite, et inimese pojal on meelevald patte andeks anda maa peal. Ta ütles halvatule: sinule ma ütlen, tõuse püsti, võta oma kanderaam ja mine koju. Ja kohe tõusis too püsti, võttis oma kanderaami ja läks välja kõigi silma all, nii et kõik hämmastusid ja ülistasid Jumalat öeldes: sellist asja pole me eluilmaski näinud. Aamen. Ma ei tea, kui paljud te olete tuttavad sellise mõtlejaga, nagu on Harari, kes on kirjutanud päris mitu raamatut, kus ta mõtestab inimkonna ajalugu sellise suure pintsliga. Ja mulle ta meeldib, sest ta oskab väga hästi lugusid jutustada. Ja olen nüüd lugenud tema kõige uuemat teost, veel läbi ei ole saanud, nimega Nexus, mis keskendub siis infotehnoloogia ajaloole ning üheks kõige vanemaks infotehnoloogiliseks vahendiks, ütlebki, et ongi seesama lugude jutustamise oskus. Ja ta põhjendab seda sellega, et just lood olid need, mis võimaldasid inimesi suurema massiga kokku liita. Näiteks ta arutleb teemal, et miks just homo sapiens oli see, kes suutis suuremaid masse kokku liita, erinevalt näiteks neandertaali inimesest. Ja see, kuhu ta jõuab oma järeldused, ongi seesama, et homo sapiens õppis jutustama lugusid. Ja miks see nii on? Sest et meil on olemas igal ühel oma isiklik tegelikkus, meie selline subjektiivne vaade, ja siis on olemas mingisugune objektiivne vaade, et see pult on siin ja need kivid moodustavad kiriku. Aga mida lood teevad? Lood tekitavad meile sellise, tema nimetab seda intersubjektiivseks tegelikkuseks. Ja see on see miski, mis meid kokku liidab. See meie ühised lood, et meie erinevad subjektiivsed tegelikkused saavad kokku ja moodustavad mingi uue asja. Ehk siis need samad lood, mida me siin ka iga pühapäev kirikus jutustame ja milliseid tähendusi me neile koos anname. See ongi see meie ühine intersubjektiivne tegelikkus. See on miski, mis meid liidab, mis annab meile ühise identiteedi, ühise näo ja lõpuks mingis mõttes ka ühise usu. Jutustas ju Jeesus samamoodi lugusid. Ta ei jaganud kuskil mingeid kindlaid käske ja keelde, vaid ta rääkis lugusid. Ja meie jutustame lugusid, mis tõlgendavad Jeesuse lugusid, kirja pannud inimeste lugusid. Ma ütlen seda uuesti. Me jutustame lugusid, mis tõlgendavad Jeesuse lugusid, kirja pannud inimeste lugusid. Nii et see on kõik üks lugu. Aga see on meie viis, meie inimeste viis luua iseenda ümber seda maailma, milles me elame ja tegutseme. Tänase pühapäeva teemaks on usk ja uskmatus. Ja selle kirjeldamiseks on meile antud taas kord üks lugu. See on lugu halvatud mehest ja tema sõpradest,
kes uskusid, et Jeesus on imeravitseja, kes suudab teda aidata. Ja ta tõepoolest suudab ka, kuid mitte ainult. Jeesus teatavasti on holistiline ravitseja, ehk ta ei piirdunud üksnes ihuhädade parendamisega, vaid soovis iga inimest ka tervikuna uuendada. Sulle on su patud andeks antud. Usk on minu jaoks just midagi sellist, midagi terviklikku. Me ei saa seda ära õppida. Me ei saa lugusid pähe tuupida. Me saame selles elada ja olla. Ja samal ajal ei ole usk midagi sellist, kus sa ise mitte midagi tegema ei pea. Sest siis selles samas loos oleks võinud see halvatud mees ju lihtsalt lebama jääda, tema patud olid talle andeks antud, kõik oli hästi. Mis siis enam? Aga ei, elama peab ka. Ehk siis usu juurde kuulub alati ka see osa. Võta oma kanderaam ja mine koju. Aga mis see usk siis ikkagi on? Tänase pühapäeva teemaks on usk ja uskmatus, mis otse kui oleksid teineteise vastandid. Aga kas tegelikult ikkagi on? Ehk on need nii-öelda ühe mündi kaks külge. Sest ma olen päris kindel, et meil kõigil on asju, mida me usume ja mida me ei usu. Ja just nimelt sellega, mida me usume, kaasnevad meie ellu teatud asjad, mida me ei usu. Osad nendest asjadest tulevad meile näiteks läbi teadusliku teadmise, mis omakorda eeldab usku teadusesse. Usku sellesse, et mingid asjad on objektiivselt tõestatavad ja neisse ei pea uskuma. Need ei ole usu küsimus, vaid mingid asjad, mille kohta teadus suudab teha pigem tõenäoliseid järeldusi või umbmääraseid ennustusi. No need on need kohad, kus ka uskumise komponent tuleb sisse. Ehk siis jällegi, ka teadus jutustab meile, tekitab meile intersubjektiivset tegelikkust. See on ka mingi tõlgendamine, mingi viis. Võtame näiteks maailma loomise. Mida me siin juures usume, mida me teame, mida me ei usu ja mida me ei tea. Me saame teha teatud järeldusi loodusteaduslikest avastustest, mida me saame kõrvutada lugudega, mida maailma loomise kohta räägitakse erinevates mütoloogilistes allikates. Ja seejärel saame kokku panna piisava tõestusega pildi, mis siis iseenda jaoks looks jutustada. Kas selles loos saab olla eksimusi? Päris kindlasti saab. Toetutes taas Hararile, just teaduse juurde kuulub kogu aeg vajadus või tegelikult kõige juurde, aga teaduse juurde on kuidagi loomulikult sisse kirjutatud vajadus enesekorrektsiooni järele. Ehk siis, kui selguvad uued asjaolud, siis on võimalik fakte ümber vaadata. Põnev on see, kuidas Harari toobki siinkohal sisse võrdluse teaduse ja institutsionaliseeritud religiooni vahele. Ta ütleb, et teadusesse on see enesekorrektsioon sisse kirjutatud, sest et hea teadlane on see, kes kogu aeg midagi uut avastab. Ja seega on juba loogiline, et siis järelikult midagi varasemast peab olema vale. Samas, kui just nimelt institutsionaliseeritud religioon, mitte usk, vaid just nimelt kirik. Selle eesmärk on pigem hoida süsteemi, mis toetub sellisele jumalikule antusele. Ja siis on vahel võimalik loodusteadustest täiesti mööda vaadata. Pigem nagu vaatame mööda, kui hakkame oma aksioome korrigeerima. Sest oluline on see, et see on jumalast antud ja see kord peab säilima. Ja siin ongi see, et usk võib muutuda, aga probleem on muuta sageli sellist süsteemi. Mis toobki mind tänasesse ELK-sse ja meie teoloogilistesse aruteludesse. Jah, see näide, millest ma rääkisin, pigem räägib katoliku kirikust, millel on eriti raske oma dogmasid muuta, kui dogmade eelduseks on see, et neil on jumalik algupära. Või siis näiteks, et kui kirikuisad kunagi otsustasid midagi, siis neil oli selline tõsine jumalik tõendus samal ajal kõrval ja see on puhas kuld, seda me ei muuda, eks ju. Luterlik lähenemine on alati olnud, et tuleb panna usk ja teadus kokku, kõndida nende kahe toe najal. Ja siis tekibki huvitav küsimus.
Kuhu maani siis võib teadus minna, ilma et ta ohustaks seda usku, või pigem mitte usku, vaid seda korda, mida usk on loonud. Ja just selle üle meil praegu debatt käib. Kui väita, et debatt ise on saatanast, siis kaasneb sellega väide, et kõik, mis on dogmadesse sisse kirjutatud, on midagi, mille üle ei saa arutada, sest see on Jumalast antud. Samas, kui piibel on siiski inimeste poolt kanoniseeritud tekstikogum, mis on teatud ajaloolisel hetkedel teinud mingisuguse valiku ja sama teadlikult mingid teised tekstid kõrvale jätnud. Et kus on siin see jumalik antus ja kellel on viimne autoriteet? Mul Mihkel kodus just küsis, et kuna talle meeldib raamatuid panna tähestiku järjekorda, et kes piibli kirjutas, et kuhu ma piibli pean paigutama. Uku Masing on öelnud kunagi, et teoloogia ja matemaatika on 2 ilmeksimatut teadusaru, sest neis on olemas muutumatud aksioomid. Ilus mõte. Aga mis need aksioomid siis usu juures on? Mis teeb sellest usust usu? Ja mulle on ikka jäänud kõlama seesama Kalle Kasemaale omistatav väide, kes tegelikult tsiteeris kedagi teist, eks ju, et Kristuses on 2 põhitõde. Jumal on olemas ja ta on inimese suhtes heatahtlik. Kõik muu on tipid-täpid. Kui võtta aluseks, siis et see on see aksiomaatiline antus, see, nagu see baas, mis ei muutu. See on see miski, mida ei saa muuta. Jumal on olemas ja ta on inimese suhtes heatahtlik. Siis tekibki mõte, et kõige muu üle võiks arutada siiski küll. Ja võikski kasutada seda sama teaduslikku enesekontrolli mehhanismi rakendades, et üha uuesti ja uuesti seda lugu vormida, seda lugu jutustada ja meile seda reaalsust luua. Samas läheb see nüüd väga selliseks kuidagi nagu teaduslikuks lähenemiseks. Me ei tohi samal ajal ära unustada, et usk ei ole midagi, mis on ainult mõistuslik. Usk on väga sügavalt ka tunnetus. Ja jõuame tagasi selle Jeesuse väga holistilisele lähenemisele. Ma olin 2 eelneval pühapäeval ühes Horvaatia Kaluri küla kirikus ja ma ei saanud keelest mitte midagi aru. Aga see oli katoliku kirik ja liturgia oli väga tuttav. Ma isegi sain aru, et nad lugesid neid Kaia usutunnistust, sest seal oli valgus valgusest, see oli see koht, kui ma ära tundsin. Lisaks sellele, et jube pikk oli. Ja lisaks oli mul kasutada peale liturgia katoliku kiriku leksiaarium, ehk siis need tekstid, mida nad iga pühapäev loevad, sest et see on meil äppina olemas, kõikide kirikute iga pühapäevast lugemist on kättesaadavad. Ja see võimaldas mul nende kohalike usklikega seal koos uskuda. Ma ei saanud aru, millest kohalik papp oma jutluses rääkis, aga ma sain aru, kui patte pihiti, sest see oli ka väga selline mea maxima culpa, see käis väga füüsiliselt. Ma sain aru, kui armulauda seati, ma sain aru, kui meie isa palvet loeti, ma sain aru, kui usutunnistust loeti. Ma tõesti tundsin, et Jumal oli seal kohal ja need inimesed olid oma usus. See oli väga-väga äge kogudus, seal kõlas nii võimas meeskoor, neil orelit üldse ei olnud mul ja see oli nii tore, kui ma kuulsin, mis teil eelmine pühapäev siin juhtus, siis ma kohe elasin kaasa selle meeskooriga seal, kes võimsalt laulis. Need ühised hääled ühiseks palveks kandsid, see tunne oli väga võimas. Need olid need samad külamehed, keda ma nägin kalu rookimas, järgmisel hetkel kella löömas, siis kantorina eest laulmas. Need olid need samad külanaised, kes tulid kokku roosiparga lugema ja kes pärast läksid ja jalutasid seal küla vahel. Ma ei näidki neid tööd tegemis. Ühesõnaga, see oli kuidagi väga ehe ja väga vahetu. Ja see oligi selline, kuidas kogudus ja küla hingasid ühises rütmis. Ja mulle tundub, et need ongi asjad, mille peale me peame ka mõtlema, kui me oma usu peale mõtleme, et see on üks tervik. See, mida me tunnetame, mida me mõtestame, mida me näeme ja kuuleme ja kuidas me armulauas koos oleme. Ehk siis Jeesus on meile öelnud, sulle on su patud andeks antud ning võta oma kanderaam ja kõnni.
Ja ilmselt on seda terviklikkust vaja igasse arutellu, olgu siis tegu liturgia muutmise või teoloogilise debatiga moraali ja eetika küsimustes või piibli tõlgendamise üle. Meil on vaja näha seda osa, kus meil on tarvis kasutada süsteemset enesekorrektuuri, kui ühiskonnas ja teaduses ilmnevad uued arusaamad ja uued avastused. Ja samal ajal me peame tunnetama oma kohalolu ja koos toimimist, ehk omaenda päris elu Kristuses, seda ühendust, mis on usu alustala. Ja oluline ongi, et me ei tohi järele anda kummaski. Ehk usk ei tohi muutuda mingiks korra tagamise vahendiks, mis oleks seesama võimu näitamine, millest Roland septembris rääkis, vaid just vastupidi. Näidates oma haavatavust saame olla päriselt tugevad, sest siis muutub usk päriselt usuks, mitte mingiks etteantud dogmade kogumiks. Seega, usu, et sulle on su patud andeks antud ning võta oma kanderaam ja kõnni. Aamen.